Tere ka minu poolt ja mul on au see paneel sisse juhatada. Ja põgenikekriisi teema on nii laetud teema, et sellest võib rääkida väga erinevatest vaatevinklitest. Ja eriti hea on arutada põgenikekriisi teemadel Eestis, kus meil seda kriisi ei ole. Ja suuresti see põgenikekriis täna meie ühiskonnas on meie enda peades. Samal ajal me peame tunnistama ju seda, mis päriselt meie ümber toimub. Toimub Euroopas, kuidas moodi Venemaa käitub seda kriisi kergelt öeldes pisut eskaleerides Süürias ja kuidas moodi see tegelikult on lõhestamas siis seda sama Euroopa ühtsust. Ma tahaksin välja öelda ühe põhimõtte, mida me peame Eestis meeles pidama. Ja see on see, et kui meiega midagi juhtub, siis Euroopaga ei juhtu mitte midagi. Aga kui juhtub Euroopaga midagi, siis meie jääme ida tuulte kätte, mis on väga viledad ja väga valusad. Ja see on see mõttekoht või see punkt meie suhtumises sellesse kriisi, mis Euroopas toimub. Ma olen lihtsalt viimasel ajal näinud ka Eestis tõusmas seda vaikset heameelt või natuke parastavat suhtumist, et näete, Euroopa Liit on probleemides, näete, nad ei suuda otsustada. See on väga vale lähtekoht, et meie olemegi tegelikult osa sellest Euroopast. Aga teistpidi, mis on ka Eesti inimesi ajanud sellistele mõtteteedele, on see, kui üritatakse selgeks teha, et tegelikult probleemi ei ole. Ja sellesama meie paneeli üheks küsimuseks on ju olnud see, et esiteks, et kas Euroopa on reageerinud sellele immigratsioonikriisile adekvaatselt ja teine on see, et kas äkki me oleme hiljaks jäänud, et kuidagi moodi seda lahendada. Siis esimesele küsimusele ma vastan küll oma arvamusega, et ei, Euroopa ei ole adekvaatselt sellele probleemile reageerinud. Aga kui me vaatame ajalukku, siis me näeme, et Euroopa ei reageerigi ühelegi sellisele kriisile, mis meid tabab adekvaatselt. Me vaatame meie ülesehitust, vähemalt selle kokkuleppe järgi, mis asi see Euroopa Liit on, siis ta on ju rahvusriikide ühendus. Ja need suunad, mis on ju viimastel aastakümnetel võetud päris jõuliselt föderaliseerumise suunas, siis me näeme, et täna me oleme keset seda protsessi, kus me oleme sisenenud nüüd sellesse uude kriisi, mis paneb tegelikult seda sama Euroopa ühtsust ja seda föderaliseerimise suunda väga tõsiselt küsimärgi ja ka löögi alla. Aga mida me peame ka tõdema on see, et Euroopa on arenenud ja areneb ka tulevikus ainult läbi kriiside. Ja mina olen üks nendest inimestest, kes on alati arvanud, et kriis, üks hea kriis on alati võimalus. Ja nüüd on küsimus, kas me suudame seda võimalust kasutada või see kriis tegelikult matab meid enda alla. 2010. aastal oli mul suurepärane võimalus tänu Ameerika Ühendriikide saatkonnale olla üks nendest välja valitutest, keda Ameerika Ühendriikide riigidepartement kutsus koolitusprogrammi. Ja ma viibisin umbes 1,5 kuud siis Ameerika Ühendriikides väga kõrgetasemelisel sellises Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelises suhete koolitusprogrammis. Ja me külastasime sellist mõttekoda Heritage Foundation ja seal tutvustati meile siis analüüsi Euroopa konkurentsivõime kohta. Ja mis te arvate, mis oli see peateema, milles nähti riski Euroopa konkurentsivõime suhtes just nimelt globaalses mõttes? See risk oli just nimelt see, kuidas Euroopa oma põhimõtete, oma ülesehitusele, oma demokraatliku süsteemiga saab hakkama immigratsiooni küsimusega. See oli aastal 2010. See oli mitmed aastad enne seda rändekriisi. Ja need väited, mis olid esitatud, olidki just see, et Euroopa on vanade rahvusriikide liit,
me peame tunnistama, et meil on olemas nii-öelda rahvusriigid, vanad rahvad nendes riikide sees, oma tavade, oma kultuuridega. Samamoodi see, et me oleme kristliku kultuuriruumi osa enamuses, ehk siis see teatud väärtussüsteem meil kehtib. Ja samal ajal see, mis ümber meie toimub, näitab väga selgelt, et kuna Euroopa on üks maailma majanduslikult paremini arenenud piirkondi, meie elatustase on kõrge, siis tahes tahtmata immigratsioon sellesse maailma jakku oli juba siis päevakorral, aga nüüd me näeme ka praktikas, et see on kujunenud nii-öelda juba kriisimõõtmetesse. Ja väited olidki need, et kuidasmoodi tegelikult Euroopa suudaks sellest olukorrast välja tulla. Sest et ka meie demograafilisi numbreid mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopas vaadates on ilmselge, et olla ka majanduses konkurentsivõimeline majandusliku ruumina immigratsioon on Euroopale vajalik. Ja seda konflikti nähtigi just nimelt selle sama integratsiooni, selle lõimumise küsimuses, sest üleval olid teemad, et probleem ei ole mitte esimese laine sisserändajates, vaid see, kuidasmoodi teine ja kolmas põlvkond võetakse vastu selle sama nii-öelda vanade rahvaste, rahvusriikide ja selle kultuuriruumi poolt ja kas tegelikult toimub see lõimumine, millest võiks kujuneda välja nii-öelda jõuõlg. Ja toodi väga huvitavaid paralleele tegelikult Ameerika Ühendriikidega, et siin oli esimeses pooles juttu ju sellest, et Ameerika Ühendriikid ongi nii-öelda Euroopa edulugu, ehk siis siit väljarännanutest on see toimunud, aga see on toimunud ju läbi kriiside, läbi kodusõdade, läbi väga suurte konfliktide. Ja mis ma tahan selle jutuga öelda on see, et mulle tundub, et Euroopa on nüüd reaalselt sellesse konflikti sisenemas. See, mida me eelmisel aastal nägime, see ei olnud nüüd rändekriisi lõpp, vaid vastupidi algus. Ja meie küsimus on see, et kuidas me välja tuleme. Väga lühidalt nendin ära paar mõttekohta. Esiteks, milles seisnes Euroopa ebaadekvaatne reaktsioon. Ja minu hinnangul mitte isegi reaalsetes sammudes, mis puudutab immigratsioonipoliitikat, sest et kui me vaatame näiteks Eesti immigratsioonipoliitikat viimase 20-23 aasta jooksul, siis on olnud see väga konservatiivne. Me oleme ise oma reegleid täitnud. Üks konkreetne fakt on see, et siia saabunud ja rahvusvahelist kaitset palunud inimestest oleme me tegelikult 85% välja saatnud. Me oleme ise tänu sellele, mis on meie ajalooline taust, kõik need oma reeglid reaalselt ellu viinud. Ja samal ajal me näeme väga nii-öelda liberaalse immigratsioonipoliitikaga riike meie kõrval, näiteks Rootsi ja ka Saksamaa, siis täna nad on saavutanud küll majandusliku heaolu, kuid eelkõige need riigid on täna selles nii-öelda rändekriisi ja rände ehk siis põgenike sihtrühmadeks. Ja ühte võib kindlasti öelda, et liberaalse immigratsioonipoliitika aeg Euroopas on läbi. Kõik need liigutused, kõik need poliitilised otsused, mida on viimastel aegadel tehtud, viimase poole aasta jooksul, on ju läinud väga konservatiivseks võrreldes sellega, mis oli varem. Aga mis minu arvates on olnud see käivitav jõud tänapäeva kommunikatsiooni maastikul on see, et on olukorda püütud ilustada, rääkides nii-öelda ajast maas olevatel teemadel. Ehk siis, et me oleme murelikud, me väljendame veel sügavamat muret ja kuidagi ilustatakse seda olukorda, mis tegelikult on. Üks konkreetne selline murdepunkt minu jaoks oli see, kui Euroopa Liidu tasemel mindi läbi hääletusprotsessi otsustama, et Euroopa sees solidaarsuse nimel tuleb laiali jagada 140 000 põgenikku Itaaliast ja Kreekast. See taust oli kõigile arusaadav, sellepärast et Itaalia ja Kreeka olid kõige suurema rände surve all. Kuid kui me vaatame nüüd tänasesse päeva, siis see otsustus iseenesest viis tülli päris mitmed riigid omavahel, on tekkinud eraldatus. Aga reaalselt, mida on siis lahendatud selle otsusega? Sellest 140 000 inimesest, keda siis Itaaliast ja Kreekast oleks pidanud ümber jaotatama, on tegelikult suudetud ümber jaotada 600 tänaseks päevaks. Ja sellest on räägitud kui rändekriisi ühest lahendusest.
see ei ole lahendus ja seda tunnevad inimesed igal pool Euroopas. Mis on tegelikult lahendused? Muidugi konflikti lahendamine Süürias, mis on palju keerulisem, aga see, ma ütlen oma enda kogemuse põhjal, ma olen käinud Liibanonis nüüd 6 aega tagasi, olen käinud Kreekas, anda tegeliku abi koha peal naaberriikides olevatele põgenikele, panna piir tegelikult kinni, pidada läbi Türgiga reaalseid läbirääkimisi, silmas pidades oma väärtusi, et me ei müüks neid maha, et ei tekiks pahameel uuesti ka meie inimeste poolt. Ja olla konkreetne ja otsustav. Nii et minu sissejuhatuse lõpuks ma tahangi öelda, et küsimus, kas Euroopa on selles teemas läbi kukkunud, ma arvan, et ei ole. Euroopa on tulnud kriisidega toime. Meil on rohkem kaalul ühishuvisid kui see eraldatus ja oht on lihtsalt selles, et kui päris tegusid ei näidata, siis just see radikaalne, ma ütleksin isegi populism, ta lihtsalt saavutab läbi selle demokraatlike valimissüsteemide sellise populaarsuse, mis hakkab mõjutama juba reaalselt läbi valimiste Euroopa otsustusprotsesse ja need protsessid ei suundu kindlasti mitte Euroopa ühtsuse suunas, vaid vastupidi Euroopa lagunemise suunas. Aitäh!